Tere! Me oleme täna siin Onkoloogika podcastis koos Tauno ja Mihkliga. Mina olen Annabel ja meie kohtusime tegelikult mitte teiega, aga kuulajatega noorte podcastis, kui me käisime Emilia ja Andraga noorte vähiteekondadest rääkimas ja täna oleme siis teistel teemadel siin. Aga tutvustage ennast natuke, et kes teie olete? Jaa, tere! Mina olen siis Tauno. Miks ma siin podcastis olen, et oli ka mul nii-öelda haigusega võitlus, et eelmisel aastal siis tuvastati mul siis verevähk, ehk siis üks äge leukeemia vorm ja eelmise aasta lõpuga siis sai nii-öelda siis ravi nii-öelda tehtud ja peaks nagu olema siis hetkel kõik korras, et olen nii-öelda jälgimisel. Oled selle remissiooni sildi all praegu, jah? Jah, et ütlesin, et remissioonis, Ja, Mihkel? Ja, mina olen siis Mihkel ja mina olen siin täna siis kui Tauno pikaajaline sõber ja et siis ka nagu räägin sellest, et kuidas nagu kõrvalt näha oli seda Tauno nii-öelda seda nii-öelda teed, seda keerulist teed, et Jah, see on hästi äge selles suhtes, et te siin koos olete, sest et no esiteks üldse see, et nagu mehi rääkima saada, on ju. Kõik teame klassikaline Eesti mees, on ju. Aga just see nagu see mehe läbi elamine, mehe pilku läbi ja see sõpruse teema seal juures, et noh, mina olen naine, ma tean ainult seda, aga et hästi huvitav on teada seda ka, et kuidas teil see teekond on nagu läinud, ehk siis ma tea, võib-olla sa räägidki seda, kuidas sa diagnoosi üldse said ja et kuidas sellega oli? Jaa, et noh, minu elu on alati nagu läbi jalgpalli käinud, et olen kõvasti spordiga tegelenud ja siis ka praegu ka sellega oli siis niimoodi, et mingi hetk hakkasid sellised seletamatud kaelavalud, et järjest tõsisemaks need valud läksid. Üks hetk enam ei saanud põhimõtteliselt pead pööratagi, igasugused valud asjad ja siis hakkasingi nii-öelda seda vaikselt nagu edasi uurima, et mingi hetk olin juba EMO-s ja seal oli ka, et kuna need verenäited olid mul nii halvad, siis sealt lõpuks siis mind võeti haiglasse küll esialgu nii-öelda reumatoloogiasse, eks üldse nagu kaelaprobleemide pärast ja öeldi ka, et siuke 2-3 päeva läheb, et saad nii-öelda koju tagasi ja siis alguses olin siis kaelateemadega, haiglaravi meenutas nagu mingit spordilaagrit, et 2 korda seal päevas tegin mingid võimlemisharjutusi, söök oli kogu aeg ees, nagu polnudki valuvaigsid sees, polnud nagu elul vigagi. Aga jah, et siis aga ikkagi nad ütlesid kohe, et need verenäited ikkagi see nagu ei seleta. Ja siis ma mäletan, et esmaspäev mind võeti sisse ja reedel oli selline, et kui muidu arstid käisid nii-öelda hommikul lõunal, siis üks hetk oli nii-öelda tööpäeva lõpus siis nii-öelda 5-6 paiku järsku öeldi, et kuule, et pane põhimõtteliselt oma asjad kokku, et viime sind teise osakonda. Ja siis mõtlesingi, et kuule, et nädal läbi, et siin vist midagi väga head nagu ei ole ja siis jõudsimegi, mina olin siis nii-öelda hematoloogia osakonnas, seal mind pandi ka sinna mis on see isolaatorruum või selline intensiivruumi kuskil ja siis öeldi ka mulle, et kuule, et me sulle isegi ütleb, mis praegu on, et kuna me lihtsalt kutsume valvarsti välja sulle nagu teavita, mis seisus sa oled ja siis mäletan, et seal ootad, et mis see nüüd nagu on, et igasugused mõtted käivad nagu peas läbi ja siis tuligi valvearst ja siis rääkiski, et tuvastati see siis nii-öelda see äge leukeemia, et eks verevähk nii-öelda rahvakeeli. Mis staadium? Mul just neid staadiumid nagu ei öeldudki, et öeldi, et mingi äge leukeemia, mingi veel erivolm lõpuks, mingi mingid tähed, mida ma isegi kohe peast nagu ei oska öelda, et ja siis kohe hakkaski nagu põhimõtteliselt ravi pihta. Ja kas te samal ajal siis, ma ei tea, rääkisite oma vahel ka või, et kas sa hoidsid seda pigem endale või oli kohe siuke nagu, ma ei tea, kirjutasid sõbrale ka, et mis toimub või? Mul üldiselt tegelikult, kui nagu mõelda, siis võib-olla ongi, nagu sa ütlesid, meeste ja naiste erinevus, et mehena ma hoidsin nagu päris pikalt seda üldse kõike enda teada.
ma ei rääkinud sõpradele, lähedastele ja võib-olla selline ma ei tea, kas humoorikas, aga esimene, kes teada sai üldse minu treener tegelikult, et kuule, et ma ikkagi, need on ikkagi pikemalt väljas, et mu kaelaasjadel oli nagu mingi suurem põhjus. Ja lähedastel ka ma nagu hakkasin päevalt natuke nagu kuidagi infot nagu nii-öelda tilgutama, et ma ei julgenud selle sõna kohe välja öelda, neid ehmatada nii-öelda selle sõnaga, vaid kogu aeg niimoodi järjest iga päev, et vahepeal ütlesin, et ma ei tea, midagi halba vist verest leiti, on ju, ja täpselt ei tea, mis see on veel, on ju, ja siis üks päev muu hulgas, et kuule jah, et nimi vist tegelikult on see verevähk, on ju, et kuidagi võib-olla tahad nagu rohkem seda enda sees hoida, mitte nagu nii-öelda siis lähedasi nagu lõhkuma ja rohkem muretsema panna, et aga jah, tagantjärgi, mis mult varem ka küsitud on ka, et just see reede õhtu, kus saad selle diagnoosi teada, ma jätsin ennast tegelikult nagu üksi sellega, ma ei ütle mitte kellegile ja siis olingi seal oma isolaatorruumis ja lihtsalt mõtlesin oma mõtted, et võib-olla oleks aidanud, kus ma kohe võib-olla kellegile julgemat rääkinud, aga tol hetkel minu otsus nagu selline. Noh, tagantjärgi tarkus ei tea ju kunagi on ju, et aga kas sa, Mihkel, tunnetasid nagu kõrvaltvaatajana ka, et ma ei tea, Tauno kadus kuidagi natuke ära või ma ei tea, kui tihedalt te suhtlesite sellel ajal muidugi, aga ma tuleks võib-olla natuke tagasi selle ajani, kui seda haiguse diagnoosi ei olnud veel. Nimelt me töötasime Taunoga samas ettevõttes tol ajal. Ja see vist oligi mingi veebruari lõpp või märtsi algus on mingi selline aeg, kui Tauno ükskord lihtsalt kontoris mainis, et tal on mingid imelikud seletamatud kaelavalud. Ja siis, aga ütles selle peale kohe, et ei ole hullu midagi, lähen soojale maale, saan terveks. Mul oli ka puhkusreis soojale maale, et kui äkki mingi stressne. Just täpselt, et kui puhkab, saab terveks kõik, et ei ole hullu. Aga siis jäi mingi periood vahele, kus ta siis, see võis olla äkki mõned nädalad või niimoodi, jällegi mehed ei räägi nii intensiivselt oma asjadest, ja siis, kui võib-olla lähedastele ta tilgutas infot, siis mulle ta ütles ikka nagu kohe otse välja, siis kui see oli teada, et verevähk ja äge vorm, et selles suhtes mina kuulsin sellest, vist äkki oli aprilli keskel. Et ja ma pean tunnistama, et ma olin väga üllatunud. Ma olin, ja see oli väga ootamatu. Et see oli asi, mida ma poleks osanud arvata, et seda ma teadsin, et ta on kõvasti trenni teinud ja võib-olla keha annab kuidagi märku kaelavalude sellega, aga just see, et tal on vähk ja tal on nagu veel mingisugune erisugune ja äge vorm, et see oli väga üllatav. Aga mis nagu, kuna ma ise olen nagu patsiendi rollis, mitte sõbra rollis, et siis, ja kuna sa oled ka siis patsiendi rollis, on ju, et nagu sul on nagu need mingid paratamatused, millega sa pead leppima ja mõtlema, et mis siis nagu edasi saab, aga et kuidas nagu kõrvalt seisjana see nagu hetk on, et ma ei tea, kas see tekitab mingit hirmu nagu, kas hakkad nagu enda tervise pärast kartma või lihtsalt, ma ei tea seda rolli lihtsalt, et siis ma mõtlengi, et see on väga hea küsimus. Esimene asi oli et see oli kuidagi hästi üllatav ja šokeerima, kuna võttis tõsiseks. Aga kogu selle perioodi jooksul mina ei ole kõige mustamaid mõtteid mõelnud, mitu kordagi. Ja ma olen hiljem nagu Taunoga selle teemal rääkinud ka mitu korda ja ma olen talle ausalt öelnud, et tead, et mäletad seda perioodi, me käisime palju rääkisime kõike, mulle vähemalt ei selline mulje, et me kumbki nagu väga musti mõtteid mõelnud ja mina võin seda täiesti kindlalt väita, et ma sain aru, et see on tõsine, aga ma ei mõelnud kunagi, et see on fataalne selles suhtes. Ja veel kord, et võib-olla see on minu iseloomust tulenev, aga ma katsun nagu asju mõelda hästi nagu võimalikult positiivseks sellest vaatest, et ja mida ma tegin oli see, et ma pigem nagu toetasin. Küsisin, et kuidas läheb, natuke tihedamini, oluliselt tihedamini kui keskmine Eesti meest ja ma kohe mainisin kohe et ja ma nagu positiivselt elasin kaasa selle võitluse ajal, et selles suhtes, aga veel kord, et läbi niisti kogu selle perioodi jooksul ma ei mõelnud musti mõtteid. Oli see vist abiks ka, kui on niisugune sõber, kes ei mõtle kuidagi jaa, et võib-olla kuidas Mihkel siis nagu toeks oli, et kui ma minul ravist veel rääkida, et kui ma ütleme, et ma olin 45 päeva alguses nagu järjest siis haiglas, kus ma sain järjest nagu ravi. Jah, et see oligi päris selline päris pikk periood, et selle ajal käisid üks kord juba palju, käis korra vaatamas mind seal koha peal, kus ma seal oma selle jalgargi või selle tilgutidega selle veeresin vastu talle.
käis seal korra, aga pärast seda mul hakkas nii-öelda siis see päevaravi, et kus ma käisin nii-öelda tilgutamas õhtuks sain koju. Et sellel ajaperioodil ma käisin ikkagi palju, see oli 4 kuunes kogu, jah, et 6 aega ja ehk siis 4 kuud kokku oli see päevaravi. Selle ajal ma käisin ikka päris tihti tal nii-öelda külas, et kas või mingi lõunapause tegime koos asju, et ikkagi nagu toeks oli ja võib-olla ka, mis me oleme nagu ise ka rääkinud, et meie nagu vestlusteemad ei olnud seotud siis pigem selle haigusega, vaid oligi selline tavapärane selline, ma ei tea, meeste juttu, et igasugused lollid naljad ja nii edasi, et ei olnud see haiguspunkt ei olnud. Muidugi me küsisime, kuidas läheb, aga see on nagu fookus. Täpselt, et ma lisaksin ka siia seda, et ka esimene kord, ka ainuke kord, kui ma käisin seal Taunot vaatamas, siis ja ma nägin, ta tuli koridoris kaugemalt harkjalaga. Väga aeglaselt kõndis ka ja nii, aga mida lähemale talle kõndis, seda rohkem nagu kuidagi läksid suunurgad üles ja ma ise ka nagu ja kogu see periood, mis me seal mingi 2 või 3 tundi mööda seda Tartu Ülikooli kliinikumi käisime, et me nagu, jah, ma loomulikult küsisin detailsemalt selle haiguse kohta, aga me hästi palju keskendusime muudele teemadele. Ja vähemalt mul jäi küll sellest korrast siuke mulje, et see oli pigem siuke nagu positiivne või helge, nii helge, kui see tol hetkel olla sai. Et selles suhtes ma mäletan seda, et kui ma ära läksin, siis ikka naeratus oli näol, olime käppa. Et selles suhtes, jah. Kuidagi me nagu sellel hetkel olime sellest asjast nagu üle või proosime olla, et kui me suhtlesime seal, jah. Selles ma mäletan ka, selles suhtes haiguse ajal ma tahtsin sellest vähem rääkida, aga ma mainisin ka, et ma läksin nagu kohe, või ma mäletaks, ma mainisin seda, aga mina olin nagu selles suhtes, ma ei tea, võib-olla see on naiste ja meeste erinevus ka, aga nii kui mina selle diagnoosi sain, siis ma läksin kohe mingi sõpradele lihtsalt kõnet peale, mingi kellelegi ma salvestasin isegi video, kus ma natukene nutsin, et lihtsalt vahepeal vaatan tagasi mälestus hea on ju, siuke nagu kohe lihtsalt hästi väljapoole siuke nagu endast välja saamine, et ma ei kujuta ette tegelikult, mis tunne see võib olla üldse nagu enda sees seda otseselt hoida, et selles suhtes on hästi tore kuulda seda ka, et teil nagu oli selles suhtes nagu võimalus nagu niimoodi keskenduda positiivsemale, aga et võib-olla jah, aga see vastus tuli vaat hästi praegu välja, et sinul on kohe kõikidel on ja mul siin, ma ei tea, mitme päeva pärast alles vaikselt niimoodi kuidagi hakkas rääkima, et see on ju tea, kui raske see meeste elu võib olla lihtsalt, kõike peab endas hoidma, et ja mul reaalselt nagu mingi lihtsalt kohe küla peale ruupuriga lihtsalt, et mul on nii. Aga sa mainisid, et sul ei olnud neid mingeid fataalseid mõtteid seoses selle diagnoosiga, aga Tauno, kuidas sul muidu mõtted olid? Mul oli alguses, kui see reede õhtul see diagnoos nagu tuli, siis oli küll, et kõik asjad kokku, et see reede õhtu valvearst, isolaatorruum, siis oli küll vaata kõik need mingi erivorm, mingid asjad, siis oli küll, et mis asja ja siis olid küll nagu sellised negatiivsed mõtted, aga samas see läks suhteliselt kiiresti üle, siis ma sain aru, et mul ikka keha nagu see ravil ikkagi nagu allus, et siis tuli see asi nagu läbi teha. Aga samas selle teine point on jälle see, et siis ma ikkagi igapäevast nagu sellele ei mõtlenud, et see midagi nagu hullu, et ütleme, et pärast seda, kui see minu lugu nagu sai nii-öelda ütleme, et jalgpalliringkonnas nagu avalikuks on ja et pärast seda tuli nagu hästi palju tagasi, et mulle ja sellised nagu nii-öelda mures, ma ei tea, sellised sõnumeid, kirju, tegelikult mul siis hakkas nagu rohkem kohale jõudma, mis asi see oli ja mis oleks võinud nagu tegelikult olla, et tol hetkel me seda nagu väga palju välja nagu reklaaminud, aga siis, kui see tuli nagu avalikuks, siis läks jah nagu selline, hakkasid nagu rohkem mõtlema, et okei, tegelikult oli ikka päris hull asi, vaata. Et jah. Aga kui sa nagu ei mõelnud sellele vahepeal aktiivselt, on ju? Milline sa mõtlesid siis? Kusjuures see oli ka huvitav, et seal mul oli nii, et kui keegi ma helistab, ma ei tea, ema näiteks midagi helistab, küsib, mu reaalne vastus oligi selline, et kuule, et ära sega, mul on kiire. Siis mul küsitakse, kuidas sul saab kiire olla, et sa päevad läbi seal haiglas, et mis sul nagu teha on, vaata. Aga tegelikult see läks nagu jube kiirtesti ongi, et ma ei tea, korraga jääd sul mingi seal, ma ei tea, hakkab hommikul pihta mingi kaalumised, ma ei tea, õed, arstid, siis hästi veel tudengeid käisid, mingid gruppidega käisid seal, on ju, siis mingid pidid võimlemisharjutusi tegema, siis ma ei tea, seda kogu aeg see aeg nagu läks ja siis mul nagu reaalselt nagu vaba aega nagu väga tegelikult ei olnudki, et
et ma jah nii-öelda nagu ütleme, et nii, et ma siis nii-öelda lakke nagu ei vaatanud ja nagu nii-öelda hirmus nagu selles mõttes ei olnud seal haiglapalatis jah. Aga mingit sihukest, ma ei tea, mõtete allasurumist või midagi tagasi vaatas nagu, kui mõelda tagasi sellele, et sellega seoses, noh, kas on päris see küsimus, aga ütleme niimoodi, et mul tuli praegu see meelde, et ikka need mõtted, mis tekitavad, et noh, üks juhtum oli selline, kus ma sõnastan seda, ütleme, et ma mingi hetk kasutasin Google'it mingi asja tõlgendamiseks ja siis see andis nagu info, et no selge, et mul on veel mingi teine haigus ja see on nagu täiesti paari päevaga minek, vaata. Ja siis kõndisin ringi seal ja siis hakkasid ketrama, et kuule, mul ongi see asi, vaata, et vereanalist tuleb ketrada ja see oligi, mul oli siuke, hakkasin higistama, ma ei tea, kas isegi päris ärevus, aga mul oligi ärevusooga midagi, ma olin täiesti lappes, olingi seal pikali, higistasin ja palusin mingi rahustit asja, et eks see mõttetöö lõpus selgelt, et ma sain põhimõtteliselt enam valesti aru või üks oli väike eksitus oli seal. Et selline see negatiivsed mõtted, nii jah. Aga lisaks mul oli vaata selle psühholoog kogu juures, kes nendest, mäletan veel see mõiste NAMV, negatiivsed automaatsed mõtted, et seled ära, mis see tegelikult on ja kuidas see keha mõjutab, et igades jah, tuleb nagu positiivselt mõelda alati. Ja siis oli eriti hea, kui on nagu hea siuke sõber ka on ju olemas, kes on kogu aeg mingi on olemas ja ei mõtle fataalseid mõtteid. Seda võib kindlasti öelda, et see kuidagi see nagu täielikku või nii täielikku kui saab positiivsuse säilitamine, et läbi käimisel, suhtlemisel kõigel, et see ma usun, et võis olla kindlasti nagu kasuks, et igatahes jah, et ongi, et nii ma räägin kui Mihkli panus kui ka teist, et ma räägin, mul oli lõpuks ma olin ju, mu raviaktiivne kestis ju aprillist detsembrini, ehk siis see on üle 6 kuu, et tegelikult juba näiteks töösuhte võiks tegelikult juba ära lõpetada, aga minu tööandja siis Coop Pank nagu tuli ka sellega ilusti vastu, et hoiti töökohta ja samamoodi kõik see nii-öelda mu jalgpallivõistkond, et seal mind ka alati hoiti, toetati, kohe alguses öeldi, et kui sul on vaja mingit tasulist ravi, siis põhimõtteliselt ära muretse, et ainult ütle ja me leiame selle raha, et mul oli nagu igakülgselt nagu toeks ja koos lähedaste ja sõpradega, et selles ma arvan küll, et mul see tugivõrgustik oli nagu päris suur. See on tore kuulda kõrvalt. Aga üldse see jalgpall ja kõik, et ma saan aru, et sa mängisid enne üsna vist profi tasemel, on ju? Jaa, ma arvan, Eesti mõistes võib küll öelda, et sa nende profitase elukutselisena, et on jah, 9 aastat olen siis 9 hooaega olen mänginud Eesti kõrgliigas, et nii Pärnu kui Tartu esindusmeeskondades ja seal kapten olnud ja erinevad Eesti noortekoondised, et ja praegu olen ka nii-öelda esiliigas mängiva Tartu Etka Velko võistkonnas, et kes tahab ka kõrgliigasse jõuda, et jah, igas jah, terve elu ma olen ikkagi seda nii-öelda siis profina teinud ja 18 aastane tulin Pärnust juba Tartusse nagu jalgpalli mängima nii-öelda lepinguga juba, et selles ikkagi jah, terve elu on nagu jalgpalli ümber ikkagi keerlenud. Aga kuidas selles suhtes, kui ongi terve elu jalgpalli ümber keerlenud, et kuidas see nagu diagnoosis nagu sellele maailmale üldse selle nagu põntsu võis panna? Kui üldse? Ja see tegelikult pani väga suure põntsu, et esiteks juba see, et terve elu ma olen selles jalgpalli sees on, nüüd võetakse mult see ära. Ma mäletan, alguses ma ei tahtnud isegi neid teiste mänge enam vaadata telekas, kuna tekitas sellist vastikust, et ma ise ei saa mängida. Ja mis kohe ka meenub, et ka olles ka siis Velko nii-öelda siis kapten, kus ma ütlen siuke eeskuju liider. Ja nüüd, kui ma olin selline nõrk, haige ja kõik saja hädaga, et siis see oli küll nagu raske nii-öelda sisemiselt olla ja isegi siis, kui mul käis see päevaravi, ma ei tahtnud käia ka alguses nagu meeskonna mänge vaatamas koha peal ega treeningutel lihtsalt juures olla, sest ma tundsingi ennast nagu nii-öelda ma ei tundnud ennast nagu tugevana ja sellisena, et seal nagu selle meeste või poiste karja ees nagu olla, et see oli küll nagu nii-öelda peas, mis mind nagu tegelikult segas, jah. Kusjuures see on ka hästi huvitav minu arust lihtsalt nagu see meeste ja naiste roll, mis on nagu justkui nagu omistatud on ju ühiskonnas, et nagu naisena ma sain nagu nii õrn sellel hetkel olla või ma ei tea, et see oli täiesti okei, et ma mingi nutan kuskil on ju või et ei olnud üldse nagu sellist nagu tunnet ka, et ma pean kellegi jaoks nagu tugev olema, aga et meestel vist, ma ei tea, ma olen ise naine, ma ei tea täpselt on ju, aga et tundub, et ikkagi on see mingisugune nagu surve olla kuidagi hästi tugev, on ju?
jah, minu näite küll, ma julgen kõikide meestest nagu rääkida, aga võib-olla just ongi see jalgpallispordi alati, kus sul on terve elu, sul on olevusvõitlus, nii ma ei tea, trennides, et sa oleksid põhikoosseisus või vastased, alati on siuke nii-öelda võitlus elu surma nimel põhimõtteliselt on ja sa pead olema alati tugev see ja siis kuidagi juba sellest tingituna, aga jah, kuidagi mul see nagu hoiak oli selline. Aga kuidas muidu nagu lähedasena see nagu nii-öelda just kui siuke nagu tugev roll on, et ma ei tea, et kas sa tundsid, et sa pead kuidagi nagu hästi nagu tugev olema kellegi jaoks või sa tundsid, et sa võisid ka vahepeal, kui nagu mingi raskem hetk oli võib-olla või kui oli üldse siukest, et sa võid nagu haavatavam olla? Ma ütleks just siinkohal Tauno kohta seda, et ta jättis algusest peale siukse mulje, et ta püsib tugev, ta teeb need asjad ära. Ta kestab ära, need kindlasti need protseduurid ja need ravid ja need asjad ei olnud lihtsad ja ta ägalt ütles, et tal on tõesti väga kehv olla. Aga ta ikka tuli linna, me läksime lõunale, ta rääkis kõiki sellest, et selles suhtes ta pigem näitas välja, et ta ongi tugev Eesti mees ja jällegi võib-olla on meeste ja naiste vahe, aga tuleb nii välja, et mees nagu kannatab ära. et seda ma küll kõrvalt pean ütlema, et eks ta aega, et võib-olla natuke ikka südant puistas, aga ikka seal oli ikka väga palju piiri peal, et see kindlasti mitte üle piiri. Et väga, väga mõõdukalt. Mis asi on, et see üle piiri? Kui ikka rohkem kui 3 sõna või 4 sõna iseloomust ma enese tunnet, siis üle piiri. Liiga paljuks juba, jah. Aga jah, et selles suhtes nagu ta jättis läbinisti selle tugeva mulje, et ja ise ka, kui sa oled nagu siuke hea pikaajaline sõber, et siis sa pead ka igat pidi toetama, et olema olemas ja ma räägin veel kord, see läheb jälle sellega kokku, et kuidagi lihtsalt ei mõtle neid nagu negatiivsed mõtted. Et umbes, et lööme ruska ja lööme käppa ja siis, et küll ära teed ja saad hakkama ja et järgmine nädal näeme ja niimoodi, et mitte, et kas me näeme, vaid me järgmine nädal näeme, et selles suhtes peab Taunot kiitma küll, et ta oli tugev. Ja. Aitäh sulle. Aga palun. Ma naisena siinkohal takka kiitma ei hakka sellepärast, et mina olen seda meelt, et kõik peaksid nagu suutma ennast väljendada, aga ei, väga selles suhtes on nii lahe nagu kuulata just seda lugu ka, et on nagu selliseid nagu toetavaid sõpru ka selles suhtes teekonnal inimestel ja üldse sul oli ju mingi mega turvavõrk, et seda on hästi nagu julgustav kuulata, sest et see on täpselt siuke nagu koht ka on ju, kus olla hoitud, et aga sul oli mingi, ma ei tea, mul endal näiteks oli ka hästi nagu super toetavaid sõpru, et oligi, ma ei tea, ma ei saanud öösel reaalselt nagu vetsus käest, mul nagu ma minestasin ära ja mul üks sõber tuli nagu ööbima sinna kõrvale mul on ja siis me olime seal kahekesi valatis on ju ja siis lihtsalt nagu mega tugi. Ja siis samal ajal nagu olid nagu inimesed, kes lihtsalt tõmbusid eemale või kadusid täiesti ära või kuidagi, ma ei tea, mitte isegi lihtsalt ei kadunud ära, vaid kuidagi tekitasid minus veel süütund, et ma olen nagu liiga palju sellel hetkel ja siis kadusid ära, et siis ma ei tea, kuidas sul see kogemus on, et ma ei tea, kas meestel erineb see kuidagi või ei, et ma täitsa mõistan, suhestun sinu selle kirjeldatuga praegu, et mul ka tegelikult see vist nii nagu põhimõtteliselt öeldakse ka, et tegelikult see mingid rasked hetked näitavad, kes on sinu jaoks, ma ei tea, sõbrad või lähedased, et selle ajaga mul mõned tekkisid need uued lähedasemad sõbrad ja mõni nagu kadus ka ära, et kes et igast selle nii-öelda selle haigusega said nagu aru, kes on tegelikult sinu kõrval, kes just hoolib, et jah, see selles mõttes kindlasti muutis jah, kellega ma nüüd suhtlen rohkem ja kellega suhtlen nagu vähem, et kes on minu jaoks olemas, kes ei ole, et Aga kas, ma ei tea, kui on siuke hetk, on ju, ma jällegi küsin nagu sõbra arvamust ka, on ju, et tegelikult ma praegu mõtlen seda üldse, et mul on ka ju üks sõbranna, kes on nagu tulnud läbi onkoloogika, just kui sõbranna on ju, et kui ma teen endale sõbra auditi praegu, siis ma ei ole üldse nagu, ma ei oska olla nagu, ma tunnen, et ma ei oska nagu toetada õigesti, et sa küsid niimoodi, et kuidas ja kas toetada või mis nagu viisil? Pigem nagu väida, või mitte ei väida otseselt, aga et ma lihtsalt nagu mõtlen, et kas sul nagu ei tekkinud mingeid nagu hetki, kus sa mõtled, et kuidas ma nüüd tegema peaksin või et ei. Kuidas olla olemas? Absoluutselt ei. Nagu võib-olla see on jälle selline nagu läbikäimise nagu dünaamika on läbi ajaloo, et selles suhtes nagu selline
väga hea suhe on jäänud läbi aastate, läbi olukordade, läbi erinevate, läbi absoluutselt kõige tegelikult, et selles suhtes võib öelda küll, et mul mitte kordagi on seda mõtet, lihtsalt ma olen olemas, ma tunnen huvi, ma kirjutan rohkem, ma elan kaasa ja ma proovin hoida positiivset joont. Ma ütleme niimoodi, et kui ma olin sellel hetkel, kõrvalt nägin seda, siis ma ei muutnud kuidagi oma nii-öelda suhtlemisviisi tegelikult. Ma hoidsin kõike nagu ütleme, mitte midagi ei olekski viga. Ja võib-olla see oli teadlik, aga see tuli kuidagi loomu poolest. Et selles suhtes lihtsalt sa nagu näedki seda kõrvalt, et jah, et see on keeruline periood, aga see on lihtsalt periood ja sellest läheb elu edasi täpselt sama normaalsena nagu selline seda. Et ja niimoodi ma arvan, et ma lähenesin ja ma kordagi ei tundnud sükest, et kuidas ma peaksin lähenema. Ma ei mõelnud selle peale. Lihtsalt oluline võib-olla oli see, et nagu olla olemas. Et ongi kirjutada võib-olla natuke tihedamini kui kord kvartalis. Et selles suhtes, et nüüd oli juba kord kuus, et siis oli juba süke tunne, et kas paljuks minema. Et jah, aga jah, et ma ei mõelnud selle peale, et mis on see, kuidas olla olemas, et võib-olla ma jah. Jah, mis jäi nagu mainimata, aga jah, Mihkel tegelikult ongi minul kõige vanemast ajast jäänud nagu sõber, et me koos läksime esimesse klassi Pärnu Kuningatana põhikoolis ja siis mingi hetkeks mina alguses Tartusse, siis tulid see Tartus järgi ja igas me oleme alati nagu kogu aeg nagu ikkagi suhtlenud, et Kaua te nüüd siis tundnud olete mingi 20+ aastat või? Me hakkame arutama. Meil saab septembri algus 24 aastat. Et jah. Peaaegu juubel. Ja, järgmine aasta ilmselt on siis süke suurem pidupeni. Sünnipäev. Aga jah, et me oleme kõigi nende aastate jooksul ikkagi hoidnud sidemeid, et meil küll gümnaasiumid olid erinevad. Ülikoolis erialad ka päris ei klappinud ja mina ka nagu vahepeal päris Tartus ei elanud, aga kogu aja me suhtlesime. Et meil on nagu jäänud, ongi öeldakse nii, et vist kui on 5 aastat sõprussuhe kestab ära, see tõenäoliselt kestab igavesti. No meeste puhul võib-olla on see nagu 25 aastat siis kestab igavesti. Jah, nii et üks aasta on veel minna. Peab vastu kuidagi. Täpselt, just. Aga kuidas sina muidu, tahtsid midagi öelda? Ei, sa ei absoluutselt kõik öeldud, rohkem ei tule midagi. Jah, limiit on tänaseks täis. Aga okei, sõbra vaatest nagu aga kuidas sina muidu patsiendina siis tundsid seda, et kas sul oli ka nagu, ma ei tea, mingi kuidas Mihkel hakkama sai? Nii-öelda toetavana sõbrana või? Võib-olla sa võid lihtsalt pigem peegeldada sellest, et mida sa ise tundsid, et sa nagu vajad sellel hetkel rohkem või üldse nagu mehe ja patsiendina. Jah, Mihkli puhul põhimõtteliselt oligi, et ta oli nagu alati olemas. Et me räägime meil, kui nii-öelda kokku saame ja siin ikkagi teeme oma mingid lolli nalju nagu mingid väiksed poisikesed, vaata, aga see ongi see koht, kus me saame nagu maha elada, et muidu tööd on meil pigem konservatiivsemad, sellised ametlikumad on ja kus peab olema nagu viisakamad, et aga kui me kokku saame, siis me igasugused vaba ja me lubasime, et me ei räägi siin, on ju. Aga jah, et eks ta oli nagu alati, ta oli samas olemas ja alati me saime, meil oligi, et meil haigus ei olnud kunagi nagu fookuses. Et alati me rääkisime igasuguseid muid asju ja selline, et jah, temaga oli lõbus ja jah, ega ma ütlen, et lõunapauside ajal ma käisingi kõige rohkem nagu ongi, sinu juures käisingi, et saime seal, sõime, muljetasime, et oli alati olemas ja lihtsalt siuke olemasolu on siuke peamine asi, mida tundsid, et väesid selle hetkel, jah? Ma arvan küll jah, et või üldiselt ka, et ongi, et kui lihtsalt ongi, et vahepeal ongi küsija, et kuidas nagu läheb, et tunne nagu muret, et natukenegi, et ja samas nagu vastupidi näide võib-olla ongi see, et mis ma lihtsalt praegu tuli nagu meelde, et pärast seda, kui see minu lugu nagu avalikuks läks ja kui mingitel üritustel nagu kuskil käisin, mingi spordiüritus ja siis kui sa näed nagu selliseid nagu pool tuttavaid, siis sa kuidagi natuke hakkasid nagu said nagu sellest pilgust aru, vaata, et nagu sest kuidagi nagu nukral toonil nagu vaadatakse selline, vaata nagu siis tegelikult nagu seda ka nagu otsustata ei tahaks või sooviks või et isest on see tore, et muret tundakse kuidagi siis sa ise nagu täheldasid kogu aeg seda see oli nagu siuke, et ma tegelikult tunnen ennast nüüd ju hästi, ma olen nüüd ju terve, on ju, et kõik on ju hästi, et pigem tule, räägi nagu niimoodi positiivselt, et aga siis tuli praegu meelde.
ja see, ma ei tea, kas see on nagu nüüd siuke, mis peab paika, aga siuke noorelt saadud diagnoos minu arust on, ma ise vahepeal tunnen seda, et ma ei tea, kas ma ise nagu defineerin ennast liiga palju läbi selle, aga et nagu inimesed, kellega sa oled seda jaganud mingi hetk, et nad nagu hakkavad siin natuke läbi selle nagu haiguse prisma vaatama. Nii et siis on ka niimoodi, et ma ei tea, ei julge, ma ei tea, jood veini kuskil on ja siis keegi on nagu mingi, et nagu miks sa veini jood on ju, et sul oli vähk, eks et sa ju tegelikult said ka ju võrdlemisi noored selle diagnoosi on ju, et 30-selt on ju. Sama see joomise mõetan, et mul töö juures oli ka siis, et oli kogu aeg see küsimus, et kui kellelgi sünnipäevast aast, võib-olla äkki keegi valab mingi ühe pokaali, see oli kohe, et sulle vist ei tohi, on ju. Ja kogu aeg see küsimus, et siis ma just olen, miks ei tohi, ikka tohib. Peab. Aga et lihtsalt, et jah, see tuli ka samana meelde. Jah, see on nagu hästi veider jah. Ma ei tea, kas see on nagu kõikidel, aga ma tõesti nagu noorena just tunnen seda, et mingisugune nagu taak käib sul kaasas kogu aeg on ju, et kuidas sa justkui käituma pead või mis on nüüd õige või jah, et ma siia tegelikult ütleksin ikkagi lõpetuseks seda ka, et me veel lõpetama ei tea. Me sain veel kohe, sul said sõnad loetud, aga jah, taastasin oma hääle. Aga jah, et mis ma veel Tauno kohta ütlen, on see, et mina millegi pärast ei vaadanud kuidagi teda selle pilguga. Ma ei tea, miks jälle, aga ma kogu selle aja mõtlesin, et nagu mitte midagi oleks nagu vahepeal viga. Et nagu tõsiselt kogu suhtus, kõik asjad, kõik, absoluutselt kõik sellega seonduv. Ma ei küsinud, ma ei mäleta, et ma oleks selliseid küsimusi küsinud, et kas sa näiteks saad ühte või teist asja enam teha. Ma lihtsalt küsin aeg-ajalt, et kuidas sul nagu tervis on, kuidas sa taastud. Aga kindlasti mitte seda, et umbes, et sulle ilmselt seda ei saa või nii ei saa. Et ma ei tea jällegi, miks ma seda tegin nii, aga ma hoidsin asja täpselt nii, nagu tal vahepeal ei olekski nagu haigust olnud. Siuke hinnangute vaba on ju? Absoluutselt, et selles suhtes, ma räägin, kui ma teda haiglasse vaatama läksin, see ainuke asi, mis nagu indikeeris, et tal on midagi tõsist, on see, et tal oli nägu päris paistes. Päris paistes. Mul täiesti paistes. Ja lihtsalt me võib-olla isegi, kui me selle hetkel nagu rääkisime seal, siis nagu me pöörasime sellega sellel hetkel naljaks. Aga ma ei hakanud nagu tõsiselt rääkima sellest, et ilmselt sul on haigusest see ja vaata, et nüüd ongi väga tõsine. See ei olnud kindlasti mitte nii seal. Et kuidagi siuke, ütleme, tabula rasa mingil määral. Ma ei tea, kas nii saab nagu isegi öelda, aga nii täpselt nagu kõik oleks nagu endine, mitte midagi oleks. Oli sellest abi selle hetkel on ju? Jah, tundsingi ongi, et nii-öelda normaalse tavalise inimesena, et ma räägin, et ei olegi võib-olla vaja, võib-olla kogu aeg seda nii-öelda haigust nagu fookuses hoida, et ainult sellele mõtled, et oligi, et tavaelu, tavajutud asjad, et jah. Jah. Aga sa mainisid seda näopaistetust. Mul ei tuluke käima praegu lihtsalt. Mina selles suhtes ei saanud keemiat. Igaks juhuks tüdütsi. Ja minul neid juuksed alles. Ma tean, et kõikidel naiste suurim nagu mure on lihtsalt see, et mi juuksed nad välja näevad pärast. Ja kogu see nagu välimuse teema, see, kuidas ennast hästi tunda selle teekonna ajal. Kuidas meestel on? Kas tekkis ka siuke suur hirm või et just see nagu välimuse poole pealt on ju, et ilmselt kindlasti see sõltub on ju, aga mul ikkagi oli selles mõttes natuke seda nagu, ma ei tea, hirmu põdemist, mis mul oli mul ka nagu juuksed ikkagi langesid välja, ma ütlen, mul oli see, et iga kord, kui ma pesema läksin nagu juukseid, põhimõtteliselt iga liigutus, kui ma põhimõtteliselt nagu nii-öelda tõmbasin läbi juuste, mul oli kohe nagu kõik täis, need ei tule veega maha ka, vaid sa pead kuidagi ise kuidagi võtma karvi, see oli nagu, see oligi, et sa ei taha enam pead pesta, vaat, sest sul läheb juuke nagu, jääb nagu juuksed vähemaks, et ma ikkagi nagu tahtsin, selles viisakas või välja näha, on ju. Et sellepärast ma ikka mäletan, ikka muretsesin, et juuksed nagu säiliks ja muidu oli mul oli paistetus ja mul oli mingid mingi, ma ei tea, siuke mitte lööve, aga mingi nägu oli mingi punased, mingi poolpunnide moodi asju vaata, et siuke ikkagi ja võib-olla ikkagi natuke kahvad tükka nägid nagu välja, et aga see võib-olla käibki nagu ka ravi juurde lõpuks, aga seda juukse asi mul tuli küll meil, seda ma ikkagi natuke ikka põdesin. Eks siis juuksed on ikka nagu siuke universaalne teema. Jah, et ei tahtnud nagu veel päris kiilakas nagu olla, et jah. See on jah siuke selles suhtes nagu huvitav aspekt, et nagu lihtsalt see nagu erinevus
ja samas nagu sarnasus ka siis on ju naiste ja meeste vahel, et kui kindlasti naistel on see tähtsam, ma eeldan, või noh, ütlengi, et kui see mängu... Ei tea. Et ja, et mehed tahavad välja näha nagu Jason Statham, seetõttu neil ei ole probleem see, et neil enam uksid peas pole. Et ja, selles suhtes seda võib küll öelda, et pigem selle haiguse läbipõdemine Taunol siis liitis meid oma vahel, et me kindlasti suhtleme veelgi rohkem, oleme üksteisega rohkem kursis, et ja et selles suhtes võib öelda, et see haigus jah, kuidagi nagu mingit mõra isegi ligilähedaselt suhtesse ei löönud, et pigem oli ta siuke asi, mis liitis. Aga kuidas muidu hoopis teine teema nüüd? Ma hakkasin mõtlema lihtsalt, kuna sa olid nii lähedal ka sellele kõigele ja Taunos olid ju terve 30-aastane ülisportlik inimene, näiliselt terve on ju, aga et kuidas see, kas teil mingit tervisärevust on ka tekkinud sellest? Kas sul on? Ma proovin mitte mõelda negatiivseid mõtteid. Mis täht, kui just sa oled? Et see võib-olla ei ole oluline, aga selles suhtes võib-olla isegi kui nagu worst case scenaario, kus kunagi nii-öelda kellelgi teisel lähedasel või kas või endal nagu oleks, et siis on nagu võtta paremalt käelt nagu väga positiivne näide inimesest, kes tuli edukalt sealt välja, pea püsti, läheb eluga edasi ja selles suhtes see on kindlasti nagu siuke optimismi süstiv, et selles suhtes jah, mina näen seda sellest valgusest. Pigem nagu hea julgustav näide on ju, mitte jah, muidu nagu ärevust ei ole, aga kui ma hakkan mõtlema, siis vaata see, et kui mul praegu need regulaarsed kontrollid, praegu ongi 2 päeva pärast, mul on see järgmine see vereproovi võtmine, et siis nagu siuke kerge selline ma ei ütleks, et see mingi ärevus või hirm on, aga ikkagi selline, et ma ikkagi tahaks selle nagu ära teha, et see nüüd tuleb, et oleks ikka kõik nagu korras, et siuke väike nimetame see ärevus võib-olla natuke on, aga muidu üldiselt nagu jah, nüüd pigem nagu tahaks mõelda, et see nüüd tehti läbi, et enam nagu seda ei kordu nagu minu puhul, et ja sama see näite põhjal, positiivne näide, et seda et nüüd, kui minu see lugu tuli ka avalikuks, pärast on ka teed päris paljud mulle kirjutanud, et kas see lugu on aidanud või siis on saanud rääkida, et näed, et sellel jalgpallil oli ka see lugu, näiteks ma tean mingi mõnedel noortele jalgpallipoistele, kellel on ka mingid asjad olnud, siis on nagu tegelikult selles mõttes nagu endal teeb ka nagu südamele nagu hellaks, et on ikka kasu, et kui sa kas või jagad seda nüüd avalikult, et jah. Ma kujutan ette, et eriti nagu meeste puhul on ka tegelikult seda, et ma jällegi toon nagu siukse väga stereotüüpse näite on ju, aga et lihtsalt see, et kas või nagu onkonoorte puhul on ju, et tüdrukuid on palju lihtsam kätte saada ja mehed tahavad üksi olla oma asjadega. Et see on nagu selles suhtes hästi-hästi nagu lahe näha ka, kui tuleb neid lugusid nagu välja ja et ma kujutan ette, et nagu mehena, ma ei tea, kas kui sa ise olid nagu haiged, kas sa nagu kuidagi otsisid rohkem mingisuguste meeste lugusid ka või kas see nagu selles suhtes just nagu muidu jah, on õigus jah, et mehed nagu avavad ennast vähem ja räägivad, on ju. Mina konkreetselt nagu ei otsinud. Ma küll otsisin, et kas ma leiaks täpselt sama diagnoosiga, mis mul on mingit kogemuslugu, et mingi isegi internetis leidsin, aga et need otseselt nagu ma ise nagu sihtgrupina meest just nagu tegelikult ei otsinud või tegelikult ei olnud ka võib-olla, et aga jah. Jah. Selle tervisärevuse kaasas lihtsalt, et nagu ma ei tea, mul on küll niimoodi, et mingi valu kuskil on, ma ei tea, kand valutab konkreetselt ja ma olen niimoodi, et ma pean minema kuhugi. Ma ei tea, nagu see on täiesti pekkis, et mul on küll nagu lõi nagu nii punasesse selle ärevuse, selle diagnoosi järgselt, et mul oli enne juba mega kõrge tervisärevus pärast veel lõpp. Nii et jah. Et need kontrollid on küll nagu kõige õudsemad asjad üldse, kuhu minna, et mitte õudsemad selles suhtes, aga jah, täpselt siuke, et nagu tahaks lihtsalt tehtud saada, pool aastat rahu jälle, on ju. Sul on iga pool aasta tagant, jah? Jah. Okay, mul on praegu, nüüd on 2 kuu tagant on need praegu hetkel. Sul on ikka päris ruttu. Jah, väga hea. No võib-olla jah, et ongi, et sa oled nagu rohkem pildis ja selline nagu parem, jah. Et jah. Nii. Aga jah, see tervisärevus või ütleme see, et midagi ette võtmine tegelikult jälle, mis ma tahaksin mõtlema, on see, et
et ma küll minu puhul avastasin suht selle kiiresti, aga tegelikult need märgid olid ikkagi nagu palju varem juba, nagu varem. Nüüd võib-olla mehena ka jälle vaata mängid mingit kangelast asja, et tegelikult mul ma räägin see kael oli siuke, et ma ei saanud nagu pööratagi vaata, et see vahepeal on ja et mul ikka ilmselt valud ja mäletan mingi seal silmees on see, kus ma olin taksost, mul oli vaja kohvrit võtta, ma ei saanud võtta, ma ütlesin taksot, palun võtana, et tegelikult see ei ole ka ju normaalne, et kui sa täismehena peaks nagu, sa ei suuda sedagi teha, vaata. Et ja öösel üleval mingi valudega kogu aeg vaata järjest, et oleks võinud võib-olla veel kiiremalt seda abi otsida. Et see nagu on nüüd endal mõttes, kui ikkagi väga hull, et siis nagu ikkagi kuskile nagu ikka kiiremini nagu pöörduda. Aga muidu sa said ka, nagu me juba oleme rääkinud ka, et sa said suht noorena ikkagi selle nagu diagnoosi ja ma ei tea, terve sportlik, ma ei saa terve öelda, aga sportlik ja kõik, et kas nagu arstid võtsid sind kohe nagu selles suhtes, ma tean hästi paljudel noortel on lihtsalt see kogemus, kui öeldaksegi, et ma ei tea, et sa oled nii noor ja et sul ei ole nagu midagi viga, on ju, et lihtsalt ma ei tea, mingi ongi ärevus või mida iganes on ju, et kuidas sul sellega oli? Ja sellega nii, et üldiselt ma ütlen, ma olen enne öelnud, et ma tegelikult minu kogemus vähemalt siis nii-öelda hematoloogia osakonna õdede arstidega nagu väga positiivne, aga jah, kui me läheme sinna alguse poole, siis selles mõttes jah, see asi ikkagi võib-olla tõelauan, see on raske nagu tuvastada ka, et sul just see on, aga mul siis pikalt kahtlused, kuna ma käisin vaata reisil Egiptuses, et siis võib-olla nüüd see mingi viirus vaata on ju see ja siis et kaelavalu, et ongi, ma ei tea, stress ja siis ma tagantjärgi naljaks, et mul on mingi stress, ma lähen, et mine soojama reisile, vaata. Siis käisin nädal aega seal soojama reisil, et stress siis pärast on korras. Ja siis mingi 40 päeva kuskil haigla sulle. Ja näiteks on, et siuksed asjad, et aga samas ma ei taha võib-olla süüdistada ka või näpuga näidata, et lõpuks perearstid ikkagi ka mingit suunamist ikkagi tegi lõpuks nagu vereproovidesse asjadesse, aga jah, kohe nagu liiga tõsiselt nagu hetkel nagu ei võetud, et mingi jah, et kael valutab, et see võib-olla ei kõlagi nagu alguses midagi. Ja, mine füsio juurde ja... jah, oligi. Võimle ja püüa vähem arvutusele, tee rohkem silutuspause on ja tegelikult need on õiged pointid, ma saan aru ja samamoodi nagu meie nagu võistkonna füsioteraapid ka. Tegelikult temal nagu eriti, see on väga raske oligi tegelikult tuvastada. Temaga püüdsimegi mingit kaelamašaas asju ja midagi tegelikult teha ja püüdsime. Et jah. Aga muidu mul oli ikkagi mina olen nagu ikkagi teinud nagu väga hea kogemus kõik oma doktori ja õdedega, kes seal kõik mul seal olid. Aga kuidas üldse see nagu tagasi tuleks sinna sporti on, et ma ei tea, et see on justkui nagu, ma ei tea, olnud ju vaata nii suur osa on ju, siis oli see paus on ju, et nagu kindlasti see mõjutab ju, et... Jah, et ma olengi nagu 5 aastalt saati nagu jalgpalli kogu mänginud ja nüüd jäigi siis põhimõtteliselt jäigi terve eelmine aasta vahel esimest korda nagu üldse mingi vahele või mingi pikem periood. Aga see aasta nüüd jah, õnneks püüan vaikselt nagu tagasi platsile tulla ja treener asjad on ka kõik nagu nii-öelda mõistvad ja öeldigi, et võta nii palju aega, kui nagu soovid. Et ma saingi jah, eelmise aasta detsembri lõpus ma sain selle uudise, et kõik on muga korras ja sealt saati meil ongi siis Tartu Velko, kus ma mängin, et meil on selline kõigepealt eraldi fitness treener, kellega alguses me tegime eraldi kavadega, mingi jõusaalis nagu spetsiifilised harjutused ja hästi järk-järgult oleme koormusi tõstnud. Ja nüüd ma olen siuke circa võib-olla 6 aega juba nagu pallilplatsil ka, et vaikselt kogu aeg natukene rohkem, et varsti juba teen peaaegu kõik asjad juba nagu kaasa täie koormusega, et aga ei, mängid on ka, ongi hästi toetavad ja ikka küsitakse, millal ma siis nagu täitsa nagu mängima hakkan platsile ja kõik fännid asjad ikka näevad ja kirjutavad, ikka hoitakse ja oodatakse nagu tagasi, et mul oli nagu selge eesmärk, mul nagu välja ütlesin ka juba siis, kui mul see haigus oli, et ma kindlasti tahan platsile tagasi tulla, et see lugu oleks, kas või ma ei tea, tulevikus tagantjärgi vaadates, et see lugu oleks nagu väga nagu sünge, et tuli paha haigus, ei saanud enam jalgpalli mängida kõik on ja, aga palju ilusam on see, et ma ületasin selle haiguse, ma tulin veel jalgpalliplatsile tagasi ja kui spetsiifiks minnes või ongi Velko kas või nagu kõrgliigasse tõusta, et teha ka nii-öelda jalgpallised eesmärgid nagu ära täita, et igatahes selle nimel ma näen põhimõtteliselt peagi igapäevaselt nagu vaeva ja tööd. Minu meelest see sama asi, mida Tauno praegu just kirjeldas suurepäraselt, näitab seda, kui kõva võitled on. Ehk siis ta ei võidanud mitte lihtsalt seda haigust, mis on väga tõsine, vaid ta võttis endale oluliselt kõrgemad eesmärgid, ehk siis naasta ka sellesse vormi, mis ta oli enne seda haigust. Et selles suhtes jah, mul on ka siuke mulje jäänud, et
et ta on kuidagi võtnud seda asja hästi nagu elu osana, see on tõsine etapp, mis tuleb läbida, aga see ei riku pühaüritust, ütleme niimoodi. Tore on kõrvalt nagu kuulata ja vaadata seda. Kõik ikka nii head asja kogu aeg, ma seda tunnen endal siin, et nii nagu südant soojendab kuidagi. Mul tuleb see naine tuleb välja, kes ta mingi Vastul meheni ka sa ei saa nii palju vaata tähelepanu seda, et on nii tore ja see nii tubli ja võitleja. Praegu on mingi järgmise 25 aastase. Tell me more. See on täis jah, 25 aastat. Muidu me 8 selles nii ei räägi, vaata õhtuti kuskil see teleka ees või asul üle telekat. Mul üle telekat ka. Tuleb üle telekat, muiduks on ka jah, aitäh. On kõrvalt ka niimoodi selles suhtes nagu igapäevaselt, kui sa näed seda võitlust ja kõike on, et siis ma ei tea, tahad ka nagu tugevam olla ja parem. Eks kindlasti ta mingil määral, ta näitab, kui palju on võimalik võidelda edukalt. Et ma kannatan need rasked protseduurid ära, ma teen täpselt nii, nagu öeldakse, ma järgin kõiki ettekirjutusi, ma ka nendel hetkedel, kus ilmselt on väga kehv olla. No aeg-ajalt ta on öelnud, et tal on tõesti seekord väga kehv olla, et ta ikkagi nagu, ma ei ole kordagi pannud seda kõrvalt tähele, et ta nagu isegi nagu viitaks sellele, et nagu, ma ei tea, väga raske või keeruline on, et ta kannatab ära, ta on Eesti mees, Nutan ja teen. Nutab ja teeb, jah. Nutab ja teeb. Perearsti juurde läheb lihtsalt mingi ei tea, kas siuksed asjad tohib öelda avalikult, aga niimoodi, et jah. Või äkki sinu poolt, sa ise pole väga oma lugudest rääkinud, kuidas sul sõbrad, sõbrannad, asjad suhtuvad? Tead, mul on mina näiteks tunnen, et just nagu sellel teekonnal ma alustan algusest. Sain diagnoosi. Mõned sõbrad kadusid kõrvalt ära, mõned just kuidagi nagu tulid tagasi ja jäid palju nagu armsamale kohale ja ma ei tea, emaga suhtlus lihtsalt nagu, ta on siuke sweetheart ja nagu selline inglikene, lihtsalt on terve selle aja. Tema muidugi on see lähedane, kes võtab nagu kõik hästi raskelt endale kanda, hästi empaatiline inimene. Ta on kalade tähtkööst ka. Aga hästi nagu empaatiline inimene, et siis selles suhtes on ka võib-olla nagu huvitav lihtsalt nagu see paralleel just nagu meeste ja naiste vahel on ju, et ühelt sa nagu vaatad nagu kaugemalt natukene, aga samas nagu oled toeks on ju nagu, aga ma ei tea, kas kindlasti on meeste puhul ka selliseid inimesi, aga et näiteks mu ema lihtsalt ta võttis kõik selle nagu raskuse nagu endale ja ta kandis seda ja ta vahepeal läkski ja nagu nuttis on ju ja siis ma mõtlesin ka, et see on minu nagu taak on ju, et las ma kannan ise seda, et sa ei pea seda võtma on ju üle. Et ma ei tea, kas see on see meeste ja naiste vahe, aga et see jäi mulle nagu hästi teravalt, et naised kipuvad võib-olla võtma rohkem seda nagu isiklikult, nagu läbi elama seda, et see oli nagu üks asi, mis mulle nagu jäi meelde hästi tugevalt. Ja samas mul oli ka neid sõpru, kes olid nagu lihtsalt olemas. Et ma ei tea, üks sõbranna oli ka füsioterapeut, ta tuli nagu ka tegi mulle massaaži ja lihtsalt oli siuke, et nagu nad olid olemas ja mulle nagu läks hullult korda see, kui inimesed kirjutasid või et kui ma nagu meelde tulin neile, et meetis tähelepanu võib-olla, mis nagu, või lihtsalt see, et inimesed nagu mõtlevad su peale ja siis sul on siuke tunne, et nagu mingi, et kui ma nüüd nagu, ma ei tea, ära suren, et siis ma ei ole üksinda seal. Et lihtsalt see teadmine, et sul nagu oli inimesi, kes nagu kaasa elavad, et nagu selles suhtes tähelepanu, mitte nüüd see, et nagu tähelepanu, aga ja siis tegelikult teekonnal, mida ma väga-väga hindan, on onkonoored, kelle ma leidsin, Emilia ja Andra ja Ailen, kellega me siis tegelikult kohtusime läbi Kristeli ja kellega me tegime ühe podcasti osa, minge kuulake, ja kes tegelikult on ka nagu igati nagu olemas olnud, et meil on hästi palju nagu selles suhtes nagu ühiseid nagu läbielamisi olnud ja see läbi siis nagu mingisuguseid teemasid, et ma ei tea, kas või nagu mingi munarokkude külmutamine on ju, kõik nagu need asjad on ju, et mida sa tegelikult oma sõbrannadega ei saa arutada, et just see nagu sarnase kogemuse baasil on hästi nagu oluline või hästi nagu eriline,
ma olen seda nagu avastanud enda jaoks, et ma ikkagi nagu mõtlen sellele pidevalt ja ma olen hästi tänulik sellele ja siis ma ei tea, kas sa oled ka üldse nagu onkoloogikast või nagu, kas sul on mingid onkosemusid tekkinud, kes on sama asjaga olnud? Mitte samad. Ütleme, et võib-olla hetkel mitte veel sellest onko võib-olla sellest meie nii-öelda keskkonnast, aga jah, Kristeliga olen korra rääkinud, kokku saanud, aga ma just mõtlesin pigem nagu nii-öelda palati kaaslaseid ja siis võib-olla kes seal nii-öelda arstid, et võib-olla nendega natuke nagu sai nagu lähedasemaks, et ja aga sa said nendega tuttavaks siis nii-öelda ravi ajal või oli see nii-öelda hiljem, kui sul juba nendel olid juba ravid läbi, mina ise olin, selles suhtes mul olid nagu operatsioonid, et pigem olime kõik ikkagi remissioonis sellel ajal, aga et mingisugused protseduurid ja protsessid nagu selles suhtes käisid, et mingi oligi munarakkude külmutamine on ju, et siis ma sain seal mingi narkoosise peaga, tegin neile ka veel mingi hei, te olete nii kallid mulle ikka. Et siuke nice värk. Aga kas ikkagi see ühine kogemus, vaata see mingi ühine see asi, see kindlasti aitab saad ju arutada, rääkida. Jah. Lihtsalt jutu käigus ma hakkasin mõtlema lihtsalt sellele, et kuidas, nagu ma rääkisin enda emast on ju sellest, kuidas ta on hästi empaatiline. Kas sul ei olnud ühtegi hetke, kus sa nagu tegelikult see on nii halvasti sõnastatud, et kas sul ei olnud ühtegi hetke, aga kas sa tundsid vahepeal, et sa hakkad nagu seda koormat kuidagi endale ka võtma või sa kuidagi suutsid mingisuguse distantsi sellega nagu säilitada? Ma säilitasin sellega teadliku distantsi selles suhtes. Võib-olla kui ma oleks hakanud seda enda peale võtma, ma oleks hakanud seda kuidagi tõsisemalt võtma, oleks võib-olla kuidagi ka negatiivsemaks selles osas muutunud. Minu nagu läbiv idee või kuidagi selline lähenemine oli ikkagi see, et hoida hästi positiivset, hästi toetavat, hästi sellist kuidagi nagu mõtted võib-olla eemale viimat joont. Ehk siis ma ei võta seda koormat endale, ma ei mõtle kindlasti üle seal kohal. Et pigem nagu see võib-olla tundub isegi natuke nagu banaalne või nii, aga põhimõtteliselt, et umbes, et suhtleme, räägime nii nagu miskit, kõik oleks nagu tavaline. Et me ei jää sellesse kinni ja ma ei proovi kuidagi ennast nagu rohkem sinna sisse võtta, et ilmselt iga inimene mõtleks üle sellel hetkel, kui ta seda teeks. Et pigem ongi see, et ära võta seda endasse, aga ole olemas. Aga proovi teha asju nii, või proovi läheneda sellele inimesele nii, et ta näeb tuge ja ta näeb seda, et vähemalt see teine pool proovib teda võtta nagu kõik oleks endine ja nii ongi, et selles suhtes jah, ma kordagi isegi ei mõelnud selle peale, et kuidagi mingit koormat endale võtta, et jah. Jah, eks see on ka, ma arvan, nagu, ma ei ole psühholoog siin on ju, aga ma arvan, et see on hästi oluline just nagu ka, et kui sa hakkad seda nagu endale võtma kuidagi, et sa pead ennast ka hoidma tegelikult ikkagi, et sellel hetkel, et olla nagu tugev sõprade jaoks. Absoluutselt. See on see hetk, et kui inimesel on keeruline, siis vähemalt see ümbritsev võrustik, mis Taunol oli, et see on tugev ja toetav. Et kui nemad hakkavad ka kõik oleks hakanud ilmselt üle mõtlema või kuidagi niimoodi kahtluse all asju seadma, et ega see poleks kindlasti kasuks talle tulnud. Jah, ja võib-olla natuke hüppan, mul praegu tuli ütlesid, et rääksid nagu ema nii-öelda mängu vaata ja jälle võib-olla see meeste naiste eripära, et nagu ma rääkisin, alguses ma ei tahtnud midagi rääkida sellest asjast ja siis see oligi, et ema ju ka muretseb, aga ma nagu ma ei tea, kas ma ei tahtnud ja igas ma ei andnud nagu põhimõtteliselt infot, kuidas mul läheb ma ei tea, mind ärritsid igasugused asjad, ma ei tea, kas või nagu, et kuidas, ma ei tea, näiteks ema, kuidas ta küsis näiteks, ma ei tea, et kuidas mul läheb, ma ei tea, mul lihtsalt iga asi ajas nii-öelda närvi on ja kuidagi. Ja siis oligi see, et igas mingi, et ma sain aru, et tegelikult ema võtab seda hoopis väga nagu rohkem hinge, seda ta ei saa infot ja hakkas juba talle võib-olla see mõjuma. Ja siis mingi hetk siis sain aru, et ma pean ikkagi nagu andma infot ja siis me olimegi järjest iga päev nagu ikkagi telefonidel suhtlesime, et ta oli nagu tal kergem ja et ta ka ikkagi on ju muretseb, kui ta veel teises linnas elab ka, et lisaks ma mäletan, meil oli veel see psühholoog, kes lõpuks helistas nii, ka nagu temaga emaga korra nagu rääkis, et natuke seletas neid asju, et jällegi, et mehed, et püüame siis ise rääkida ja ma ise ka muidugi võiks alati rohkem rääkida.
et iga sõnumit ei pea tangidega kurgust välja võtta. jah. kõik sõnad on ju võetud. et jah. Aga Tauno, kui sul veel ei ole onkoloogikast liiga palju simusid, siis Onkofestil saad. Ja sa lähed ju sinna paneeli ka ju rääkima. Jaa, tuleb nii välja, et ka täitsa ootan, et jah, et eelmine aasta ma austas isegi on teadlik sellest, pluss jah, ma olin siis haiglas ka muidugi kinni, aga jaa, nüüd tulen ja ma usun jah, et see on hästi tore, et juba see eelmise aasta video, mis ma vaatasin, et tundub hästi selline südamlik ja selline, et kõik on nagu nii-öelda toredad inimesed ja on nagu ka huvitavad tegevused, et jah, et ma täitsa ootan. Jah. Ise ka. Ma eelmine aasta ka ei käinud, ma sain koroonaviiruses, mõtlesin, et kui on üks koht, kus on halb olla koroonaviirusega, siis on Onkofest. aga jah, et see aasta on siis mul ka nagu esimene kord selle, aga jällegi see tundub nagu nii mõnus koht, kus lihtsalt nagu olla. Hästi, küll enne nagu ütlesin seda, et ma nagu ei taha ennast liiga palju nagu defineerida praegu, ma ei mäleta, kas ma ütlesin seda jälle, aga ma mõtlesin seda, et ma ei taha ennast liiga palju nagu defineerida võib-olla nagu täna selle haiguse kaudu. Aga et lihtsalt vahepeal on nagu hea kuidagi olla ikkagi nagu selles nagu hoitud keskkonnas ja lihtsalt nagu teada, et okei, et see oli nagu üks nagu osa minu elust ja et see mingil määral käib minuga ikka nagu kaasas, on ju, et lihtsalt seda nagu turvalises keskkonnas välja lasta. Jah, täitsa mõistan. Jah, aga sõbrad võivad ka tulla. Jah. Tuled, saadan sulle selle pileti ostu ringi pärast. Me kindlasti arutame seda asja oma vahel pärast. Ja siis Beach Grindile. Jah, kui ta väga hästi mulle selle idee maha müüb, siis võimalik. Nii et jah. Aga ma saan, et sina vist oled ka siis ühes paneelis, jah? Ja me lähme onkonoortega Andra ja Emiliaga, lähme sõprusest rääkima. See oli vist esimese päeva õhtul Anu Välbaga paneelis ja ma arvan, et see on hästi armas, hästi tore. Ja ma täitsa ootan, kuigi ma natuke kardan ka, sest et ma ei tea, nagu võib-olla siit kuulates nagu selgub, siis kui suu lahti läheb, siis mõtled ka oodara. Aga ja sina olid siis mul oli see suhetulevikuga ja seal on ka teisi onkonoori, kes seal siis vestlevad ja jah, ootad? Ootan, et ka ei olegi enam vist palju jäänud, 1,5 kuud umbes vist jah. Päev ei loe, aga varsti on kahel ja suvi läheb nii kiiresti ka. Et võib-olla öelda kõigile, kes seda haigusega peavad võitlema, et ümbritsege ennast inimestega, kes on toetavad ja positiivsed. See on küll see, et kus tuleb võib-olla nagu mingite inimeste osas võib-olla isegi teadlikult nagu teha. Et sellel hetkel on kindlasti vajalik neid inimesi omada, kes on nagu päriselt toetavad sinu jaoks olemas. Jah. Annaks jumal, et neid inimesi on lihtsalt. Jah. Ja kui ei ole, siis onkoloogika kogukonnast leiab. Jah, täpselt nii. Et jah, olgu, aga aitäh teile aususe ja julguse eest ja lihtsalt toredate julgustavate sõnade eest ja lihtsalt see, et te olite valmis nagu oma sõprust avama ja oma kogemust avama ja neid rahvaga jagama. Jah, aitäh sulle. Aitäh.